siin on päris priske kogus moosimaterjali. Aga nüüd, et see maitsvam saaks, sellele tuleb panna lisandeid. Selleks on apelsin, väga sobiv. Lõikan selle kooritud apelsini kohe ristipidi katki. Ja siis segan suhkruga ära ja panen keema. Nii, nüüd on need leotatud rabarbari lõigud segatud 2 apelsiniga. Ja nüüd siin on küllalt mahlane, lisan suhkru, aga suhkru kogust ei saa täpselt öelda, kas panna siia 200 grammi või pool kilo või kuidas, või magusat keegi armastab. Aga talveks niisugust moosi ma ei soovita jätta. See tuleb ikka nüüd suvel ära süüa pannkoogi või pudru juurde või mõne koogi tegemiseks. Nüüd, kui see mahlane segu on suhkruga läbi segatud, siis ma jätan ta vähekeseks ajaks seisma, kuni suhkur täitsa ära lahustub. Ja siis panen tulele ja keedan umbes pool tundi. Ja siis panen kuumalt purki. Ja sulgen, päris õhukindlalt ei peagi seda panema, sellepärast et see läheb kohe käiku. Aga külmkapis soovitan ikka hoida. Segu on päris hea. Paras magus ja hapu. Muidu tehakse rabarbrit ka maasikatega, aga maasikad kahjuks alles õitsevad. Ja see õige rabarbria saab enne otsa, kui keegi ei taha just Hispaania maasikaid siia hulka panna.